Et nagu te ilmselt olete juba märganud, siis mõned päevad tagasi muutus ettevõtte ülevaateleht. Et sellest me siis täna siin natuke pikemalt räägimegi, et mis sellega kõik teha saab. Et mina ise olen tegelikult suht elevil selle üle, et lõpuks ometi ma saan enda tahtmist mööda nagu neid siia ekraani peale sättida, mitte ei pea leppima sellega, mis võimalik on. Nii. Ootame äkki veel minutikese. Vahepeal veel vihjan seda, et on selline ümbrik ja kui siin on mingisugune punane numbrike, siis see tähendab seda, et teil on postkastis kirju, mida tasub vaadata. Ma loodan, et enamusel teist on juba ikkagi harjumus piirida sinna postkasti, et nüüd lisaks sellele, et sinna tuleb süsteemi uuenduste kohta infot, tuleb ju sinna ka muud infot. Ja lisaks sellele on nüüd, tegelikult räägin selle teile kohe ära, see suur saladus ei ole, aga äkki te lihtsalt ei ole märganud, et kui ma klikin siia, et vaata kõiki sõnumeid, siis on siin veel ka selline asi nagu impordi arved e-kirjast. Ja kui te nüüd tahate saata omale arved, teile tulevad ostuarved, siis siia postkasti ja siit niimoodi otse süsteemi importida, siis selle meiliaadressi, mille peale need saata, saate, kui te klikite sinna sinisele linkile. Ta on niisugune sigri-migri krüptiline aadress, aga see ongi vajalik selleks, et ta oleks iga keskkonna jaoks unikaalne. Selle saate siit kopeerida ja siis, kui te saadate endale tulnud arve sellele meiliaadressile edasi, siis ta tuleb siia postkasti alla ja saate siis kas nüüd XML-failist importida või siis PDF-i importida, aga sellest PDF-ist küll praegusel hetkel on neid välja loetada, lihtsalt pannakse nii-öelda ostuarvele kaasa. Et kui me XML-ist impordime, siis ta tuleb niimoodi täisandmed lähevad kõik kohe siia. Ja saame ära salvestada. Okei, sellest praegu rohkem ei räägi. See oli niisugune väike soojendus. Aga lähme siis nüüd tänase teema juurde. Ehk siis see ettevõtte ülevaateleht. Et kui teil tekib selle kohta nüüd webinari käigus küsimusi, siis kirjutage need sinna QA alla, et ma siis webinari lõpus vastan. Et mul kolleeg hoiab ka nendel küsimustel silma peale, et kui mõni asi on selline, millele saab ise niimoodi nipsti ära vastata, et siis ta kindlasti teeb seda. Aga ülejäänu vaatan ma siis ise üle. Nii, mis siis on siin? Et nüüd vaikimisi on meil teatud asjad nii-öelda siia paika pandud. Näiteks see raha kokku, kus siis on näha, et mis siin täpselt on, et kassa, kui on mitu pangakontot, siis need nii-öelda, kui siia peale lähete, nõuded kokku. Siin ka näete, et palju on nii-öelda tasumata müügiarveid, palju saadud ettemakseid ja ootel ettemaksearveid. Ja nii-öelda need kohustused, et palju teil on ostuarveid maksmata või kui palju olete te juhtimise ettemaksu teinud kellelegi. Ja teine nii-öelda viimane selles esimeses reas on siis ootel pakkumised, et kui te olete teinud klientidele pakkumisi, et siis need aktiivsed pakkumised on nii-öelda siin ootel. Aga teine küsimus või üks oluline küsimus, et kes seda ettevõtte ülevaatelehti siis üldse näevad? Sellel on nüüd vaikimisi õigus administraatorite grupil ja raamatupidajate grupil. Ehk siis need, kellel on õigus näha peaaegu kõike ettevõtte keskkonnas toimuvat. Ja iga kasutaja, kellel on nii-öelda need vastavad õigused, saab siis kohandada selle ettevõtte ülevaatelehe endale meelepäraseks. Nii. Ja tavaliselt on see, et ongi see sisse logides on kohe kõige esimesena ülevaateleht olemas, aga mõnikord on võib-olla seadistatud niimoodi,
hoopis ka näiteks müügiarved esimeseks pandud. Et siis kuidas see ettevõtte ülevaateleht esimeseks saada, et lähete seaded ja keskkonnaseaded ja üldiste seadetel on see avaleht, et siis valite siit ülevaade või siis müügiarved kanded, sellised valikud on siin ka. Aga kui te siin kuskil ringi olete jalutanud mööda programmi ja teinud midagi, siis klikkate lihtsalt selle Simplebooks logo peal siin ja oletegi ettevõtte ülevaatelehel. Nii, kuidas siis seda muuta saab? Meil on siin see video vale koha peal ees, tõstsin kõrvale ja nüüd siin üleval on selline hammasratta ikoonika. Ja tegelikult ka siin all on, et muuda ettevõtte ülevaadet. Klikime siia peale. Siis nüüd ilmub võimalus näiteks kustutada neid asju, mis siin juba üleval pool on, ehk nähtaval on. Või kui me nüüd kerime allapoole, siis siin on näha, et lisaettevõtte ülevaatesse ja nendel on plussid. See tähendab, et neid me nüüd saame siis ülespoole juurde lisada, et need oleks meil nähtaval. Mis ma siit nüüd siis võiksin lisada? No tegelikult ma panen praegu järjest nad kõik nähtavaks. Et siis, kui ma nad olen nüüd nähtavaks teinud kõik sinna ülespoole, et siis ma käin kõik need põgusalt võib-olla üle ka. Tegelikult, kui on soovi, siis saabki kõik nad nähtavaks panna. Ja salvestan muudatused ära. Nii. No, praegu ma ei näidanud seda, kuidas ma saan ümber tõsta asju. Ma seda näitan võib-olla hetke pärast, et räägime kõigepealt korraks üle. Esimese rea ma juba rääkisin ära. Nüüd siin see teine element on rahaprognoos 30 päeva. Et ta nüüd näitab seda 30 päeva siis kuskilt siit keskelt, kus me ise praegu oleme. Me oleme siin 30. septembris oleme ise. Ja ta näitab ettepoole ja tahapoole seda aega. Ehk siis praegu 10 päeva ettepoole ja 20 päeva tahapoole. Et minevik on nüüd selle tumedama tooniga ja tulevik ehk siis see, mida me veel päris täpselt ei tea, et kas ta realiseerub või mitte, et see on nüüd heledam, et see on siis see prognoos. Need, mis on punased, ehk siis kas on maksetähtaeg on ostuarvel selle kuupäevaga või siis, kui me vaatame minevikku, see tähendab seda, et sel päeval me tegime näiteks ettemaksu või makse. Ja sinisega on siis see, mis me ootame, et nüüd see raha peaks laekuma. Siin me ootame suuremaid summasid, see on nüüd kohe näha niimoodi. Ja see roheline siis näitab seda prognoositavat raha hulka, mis meil peaks sel hetkel nagu vaba olema. Nii. Müügiarvete laekumised. Siin on võimalik valida erinevate perioodide vahel. Kui mul on see selline näilis andmebaas, siis mul siin väga pika perioodi kohta andmeid ei ole. Aga siin ka näete jällegi, et millistes summades on arveid tehtud ja millistes summades on olnud laekumised. Üks oluline asi veel on siin kindlasti, on ootel pangatehingud. Ehk siis, kui teil on aktiveeritud hetkel kas SEB või LHV pangaliidestus ja automaatselt kord ööpäevast need andmed siin uuendatakse, siis siin te näete kinnitamata pangatehingute summat. Praegu mul on ka siin näha, et näed üks ootel pangatehing ja selleks, et nüüd ma läheksin seda, saaksin minna kinnitama, sealt klikin siia, jätka siin. Ja nüüd ma jõuan siis impordi vaatesse, mis mul siin salvestamata on. Pangateenustasu. No selge, salvestame selle siis ära. Nüüd ma lähen tagasi sinna ülevaatesse. Ja nüüd 0 ootel pangatehingut. Kõik on korras. Kes kasutavad ladu, nende jaoks on kindlasti väga väärt info see, et kas kõik laodokumendid on korras, et kas kõik on ümber arvutatud ega midagi kuskil valesti ei ole. Siis automaatsed kanded, mis ajast alates on lubatud automaatsed kanded, et
kes ikkagi teevad korralikult raamatupidamist siin Simpleboxis, et nendel tasuks kontrollida, et see ka kuupäev oleks siin paigas, et ometigi ei peaks käsitsi eraldi finantskandeid laskma süsteemil koostada, et sel pole ju mõtet, kui programm saab sellega ise väga edukalt hakkama. Ja siin saate kontrollida, kas on puuduvaid finantskandeid või ei ole. No näiteks mõnikord võib tekkida see probleem, eriti sellistes vähe varem loodud keskkondades, kus näiteks on olnud puudu ümardamise konto. Ja kui siis kasutatakse ostu- või müügiarvete sisestamisel võimalust sisestada koos käibemaksuga, seal tekib mingi ümardamise küsimus. Ja siis ei saa seda kannet salvestada, sellepärast, et ei ole nii-öelda finantskontot, kuhu see ümardamise summa panna. Et siis siin ka saate nagu aimu, et midagi on viltu ja siis on ka siin näha, millistel dokumentidel, vähemalt 5 esimest dokumenti, kus siis midagi puudu on. Nii, laekumata müügiarved. Ehk siin siis näete ära, et selline esmane ülevaade jällegi, et kes teile võlgu on, millises summas ja kui mitu päeva see juba üle on. Ja jällegi siit saate nüüd edasi klikkida, et siis jõuate nii-öelda müügiarvete nimekirja. Saate juba edasi vaadata. Aga läheme praegu tagasi taas. Teine analoogne paneel on siin see tasumata ostuarved, ehk siis kellele teie ise võlgu olete, mis arve eest ja kui kaua nagu sellest. Juhul, kui on nii-öelda ülemakse tähtaja, kui mitu päeva üle ja kui ei ole üle tähtaja, siis näete, et mitu päeva nii-öelda aega on siin. Nii, järgmiseks on tulud ja kulud. Ehk see on nüüd siis kuu kohta kokku, et punased on kulud, sinised tulud, et saate sellise ülevaate, et kas kuu jooksul on olnud tulusid rohkem või kulusid rohkem või on nad üsna tasakaalus. Siit näete viimaseid finantskandeid, et siis kaasa arvatud need, mis on ostu- või müügiarvetele koostatud, samamoodi põhivara amortisatsioonikanded, kõik sellised asjad. Ootel ostutellimused, kui te olete teinud nii-öelda tarnijale saatnud ostutellimuse, salvestanud selle ära ja tellimuse eest ei ole veel teile nii-öelda kaupa tulnud, siis see summaliselt on ka siin näha. Sama kehtib siis müügitellimuste kohta, et kui olete müügitellimuse teinud ja te ei ole sellega edasi toimetanud, et on alles ootel, et siis see summa on siin. Nii, nõuded kokku, nõuded ja kohustused kokku, sellised ülevaatlikud paneelid siin. Siis mis minule endale veel hirmsasti meeldib, on muidugi see tasumata töötasud ja maksud. Et siit tuleb nüüd väga hästi välja see, et juulikuu töötasu. Siin on näha nüüd, et sinisega on netotöötasu, ehk see töötasu on kõik ilusti välja makstud. Me liigume hiirega siia peale, siis on see summa ka näha, kui palju seda on töötajatele välja makstud. Ja töötasumaksud, kui need on ka makstud, mis on nad kenasti rohelised ja jällegi summa on täpselt näha. Nüüd augusti kohta on meil näha, et augusti töötasu makstakse välja septembrikuus ehk järgneval kuul. Meil on osaliselt välja makstud, aga veel on välja maksmata midagi. Töötasumaksud on ka maksmata. No, siin ei olegi veel kohustust olnud, sest nende tähtaeg on alles oktoobrikuus meil. Aga augusti töötasu võiks ju olla septembris välja makstud, eks ole. Ja meil nüüd siin on selge indikaator, et meil on midagi jäänud tegemata. Kas nüüd siis päriselt pangast välja maksmata või siis on ununenud mingil põhjusel maksuks märkimata. Et siin me saame minna sinna töötasude alla ja vaatame, et hunt kriimsilmale on jäänud meil palk välja maksmata, aga täna on kuu viimane päev. Me jõuame seda veel ilusti teha. Ja tegelikult maksamegi talle siis täna selle palga kähku välja, et saab kõik õigesti. Ja vaatame, mis siis muutus nüüd meil siin ülevaatel. Käime siia allapoole. Nii, august ja ongi netotöötasu. Nüüd on näha, et meil on töötasu ilusti kõigile välja makstud. Nii. Ja siin septembris on ka juba palk välja arvestatud, aga siin on jälle mõistlik, et
Mõistetav, et ta on välja maksmata, sest järgmine kuu me seda teeme, ehk siis homme. Ja järgmine on meil siin viimased ettemaksearved. Ehk siis, kui te kasutate ettemaksearved, siis on ta kindlasti ka see selline hea koht, kust vaadata, et kellele te viimati tegite ja siit ka otse järgmine lisab. Nii, viimased ostuarved. Siit näete, et mis te siin arvenumbri, mis viimati sisestatud on ja milline on maksetähtaeg. Ja viimased pakkumised. Samuti, kui olete teinud pakkumised, siis saate siin nende värskematel silma peal hoida. Et kui selle ülevalpool oli üldinfo selle summa kohta, me siit ülespoole. Nii, ootel pakkumised, eks ole. Ja siis siin nüüd näete detailsemalt ka, et millised need viimased olid. Ja viimased müügiarved on siis see viimane nendest, et siis saate ka näha, et arvenumbrit, mis viimati on sisestatud ja millal. Samuti saate siit ka kohe siis minna kõikide müügiarvete juurde, et siis edasi toimetada. Nii, ja nüüd ma äkki näitan seda, kuidas neid ümber tõsta. Ja muudan uuesti muuda ülevaadet. Ja nüüd ma hakkan näiteks ära kustutama mingeid asju, mida ma arvan, et mind väga ei huvita, et minul ei ole neid kogu aeg vaja. No, oletame, et ma ei taha seda näha. Võtan selle ära. Ma ei kasuta ladu. Järelikult mul ei ole seda vaja. Kustutan ära. Seda pangatehingute importi, isegi kui te ei kasuta automaatset liidestust panga impordi puhul, jätke ta alles. Te saate siit klikkida otse ka kui te olete pangast võtnud impordifaili ja siin peal klikida, siis te saate ka kohe nagu hakata seda impordifaili otsima arvutist. Jätke see alles. Et mõnikord võib olla ka see, et kõiki tehingud ei salvesta sellest konkreetsest panga impordist ära. Te saate hiljem jätkata. Nii, mis meil siin veel on? No, ütleme nii, et see tulude-kulude paneel mind ka väga ei huvita. See mind ka väga ei huvita. No, ma näiteks ka ei kasuta, minu ülesandeks ei ole vaadata ostu- ja müügitellimusi, siis ma kustutan need siit ära, need mind ka ei huvita. No, võtame siit veel ära midagi. Nii, võtame selle ka näiteks ära. Ma siia alles jätan. No, viimased näitskanded ka ei paku väga suurt huvi. Aga näiteks ma tahan jälgida, et kõik need palgaasjad oleks korras. Siis pangatehingud. Ma lihtsalt võtan siit niimoodi sabast kinni ja liigutan ta ülespoole. Isegi kui ma täpselt ei näe, kuhu ta läheb, siis ma hiirega liikudes ülespoole jällegi on kõik olemas. Ja samas ma tahan ka laekumata arvetel ja maksmata arvetel silma peal hoida. Et siis ma tõstan need ka ülespoole. No, ta ei lase mul siia praegu tühja kohta vahele jätta. Kui ma tahan neid kõrvuti näha, siis ma teen natuke niimoodi trikki, liigutan mingeid teisi asju ümber. Nii et siin võib julgelt mängida. Tõstke enda soovi kohaselt asju ringi, katsetage. Kui läheb juba pilt väga segaseks, ma salvestan ta korraks ära vahepeal. Vaatame, mis siit välja tuli. Tuli selline ülevaade välja. Et siit ma näen siis ühte, teist ja kolmandat. Ja kui mul nüüd tundub, et tegelikult läks asi natuke vussi, aga ma ei oska kuskilt otsast uuesti pihta hakata. Klikin selle peale ja valin taasta vaike seal. Küsib igaks üle, kas ma olen ka kindel. Ja. Nii. Nüüd mul on jälle seis selline nii, nagu päris alguses oli, ennem kui midagi muutma hakkasin.
Okei, läks hästi, et mulle sobib nii ka. No, las ta siis olla. Et igaüks ja iga kasutaja siis vaadaku, et ju endale meelepäraseks, et mis on need reaalselt vajalikud ja pakuvad kõige rohkem huvi, et need tehke enda jaoks nähtavaks. Nii, ma piilun siin vahepeal. Kas on mõni küsimus ka tulnud? Praegu ei olegi. Nii. Ma vaatan, mis ma siia veel kirja panin. Nii, aga mulle tundub, et minul sai see põhijutt nagu ära räägitud. Et kuna ma näen, et küsimusi ikka endiselt ei ole tulnud. Et ilmselt on selline lihtne teema, mis liiga suurt küsimust, liiga suurt peavalu ei tekita. Ma näitan seda, mis ma ennem rääkisin. Oletame, et te olete nüüd selle pangast impordifaili XML faili omale ära salvestanud, siis klikite siia ja saate siit kohe valida selle faili ja siis juba kui vajutate impordi, viiakse teid siis tavalise impordi vaatesse ja saate üle vaadata ja nüüd see salvestada. Selline küsimus. Tasumata arved näitab arve kogusummat, võiks näidata näiteks saldot osaliselt tasutud arve. Ja see on tegelikult väga hea mõte. Et selle märgime kindlasti ülesse. Ja ma loodan, et see soov saab täidetud. Et praegu ka jah, et nõuetal peaks või kohustustal peaks üldiselt näitama tegeliku jäägi ehk siis seda sama, mis on ostures kontras üleval. Okei, aitäh küsimuse eest. Et kui teil tekib mingeid selliseid häid mõtteid, et mis võiks veel olla siin kuvatud ülevaatelehel või võimalik näidata, te võite meile meili peal märku anda, et me vaatame asjad üle. Et kui tundub, et on mõte teostatav, et siis paneme omale kirja ja eks näid, mis tulevik toob. Aga kuna rohkem küsimusi ei ole tulnud, nagu ma näen, siis ma tänan teid kuulamast, vaatamast ja kohtumiseni mõnel järgmisel veebiseminaril. Ilusat päeva teile!